No nii, tervist siis kõigile videovaatajatele üle pika aja jälle. Täna siis otsustasin rääkida natuke infot, et mis aastavahetusel toimub, natuke uuest aastast ja siis üldse, mis praegu toimunud on. Praegu, kui ma seda videot filmin, on siis kuskil ja täna on 16 detsember. Nii et detsember on ka siin poolenisti läbi juba. Üks nädal vaja koolis mul veel käia ja siis on kõik. Siis hakkab vaheaeg ja siis ma vaatan, kui sa äkki käin kuskil mahaetud kohas. Ma ei tea, aga ma väga kahtlen ausalt öeldes. Ise ma teen seda video juba siin teist korda. Sest esimest korda, kui ma tegin, see oli vist novembri lõpus, aga siis ma ei viitsin seda video üles laadida ja nüüd ei olnud seda video enam mõttekas üles laadida, sest see info oli seal natuke aegunud. Aga okei, nii palju siis sellest. Alustan siis aastavahetusest. Aastavahetusega nii palju, et tuleb umbes samamoodi nagu eelmine aasta, et siin enne uue aasta tähistamist näitan üle, mis raketid mul on ja räägin, et mis sellel aastal tehtud sai. Siis lasen need raketid õhku ja tulen tuppa tagasi ja räägin, et mida ma arvan, et ma uuel aastal tegema hakkan. Nii palju siis sellest. Muidugi rakettidest nüüd ma ei tea, kui palju ma saan neid rakette taevast lasta. Mul on eelmises aastas veel mõned, võib-olla see aasta saan ka osta, ma ei tea. No kui raha on, siis ma ostan. Nii et võib-olla ei tule just nüüd sama palju kui eelmine aasta. No eks näis. Igatahes uuest aastast veel nii palju siis, et ma mõtlesin oma videodega väikse muudatused teha. Et esiteks ma hakkan videodele lisama subtiitreid. Ja avastusvideodele ma lisan ka sihukese väikse kaardi videonurka, mis peaks täpsemalt näitama siis, kus mis täpsemalt asub. Ja siis võib-olla video thumbnailidel seda. Video thumbnail peaks ka natuke parema kvaliteediga tulema. Et see tekst seal peal, see peaks natuke loetavam nüüd tulema. Ma hakkan vist tõenäoliselt sama fonti kasutama nagu on Sompa videol, Sompa kaevanduse videol ja siis Jõhvi varemete videol. Et umbes midagi sellist. Et need hakkavad siis uuest aastast. Ma ei ütle seda, et need hakkavad kohe 1. jaanuarist peale, aga noh, kuskil seal. Kui hakkavad need avastusvideod peale ja niimoodi. Nii praeguses olukorras siis veel, et miks nüüd see video pole päris pikka aega tulnud, on see, et siin ilmad on nüüd läinud külmaks ja pime on õues suhteliselt varakult juba. Vist 3:30, aga 3:30 oli juba õues täiesti pime. No mitte vist päris 3:30, aga 4 paiku. Ja kuna siin lumi on ka juba natuke vahepeal tuli maha, praegu vist on küll suurem osa ära sulanud, aga lumega on probleem see, et rattaga väga raske sõita. No saab, aga ei ole just kõige kergem. Nii siin vahepeal jah, novembris ma tegin 2 avastusvideo, aga nendega oli natuke jama see, et neid jäid natuke liiga lühikeseks. Üks video oli siin, kui ma püssis, avastasime ühte maja. Aga see oli natuke liiga heas seisukorras, nii et ma hakkasin kahtlema, kas üldse maha jätud on. Ja igaks juhuks ei tahtnud seda video üles laadida. Teine oli siis, kui me käisime küttejõus. Kui mõni ei tea, kus asub küttejõu, siis see asub Kivelli lähedal. Seal oli mõned maha jäetud majad, aga suurem osa oli nii-öelda pool maha jäetud. Ehk siis ma ei olnud kindel, kas seal on maha jäetud. Need nägid välja maha jäetud, aga ma ei olnud kindel. Sest põhimõtteliselt aknad olid ees, need olid suhteliselt heas seisukorras veel. Nii et võib-olla elas seal veel keegi sees, ma ei tea. Et see video jäi ka natuke liiga lühikeseks. Kui sihukese videosi päris palju kokku näeb, siis ma lõpuks panen nad üheks pikaks videoks kokku ja siis tuleb sihuke väike, kuidas öelda. Inglise keeles on compilation. Ma ei tea, kuidas see eesti keeles on. Aga mul saab kaameral varsti aku tühjaks. Ma arvan, et nüüd järgmine video peaks tulema kuskil. Kui siin tuleb nüüd, siis äkki on öine püssi. Võib-olla. Või kui seda ei tule, siis on
aastavahetuse video. Ises ma järgmine aasta proovin teha rohkem videosid, sest see aasta siin ei ole nüüd just kõige rohkem neid saanud teha. Aga okei, sellest juba täpsemalt, mis sellel aastal tehtud sai, see tuleb aastavahetuse videos. Ja selle ma proovin õigel ajal ikka üles laadida. Aga okei, aitab jutust, aitäh, et te vaatasite ja kohtun teiega järgmises videos. Head aega!